Angelika! No tere tulemast! Tere tulemast Angelika Mehetallu! Rõõm näha siin. Sind ka. Lähme vaatame siis, mis sul siin on? Mis mul siin on? No meil on väga palju, aga ma arvan, et alustame sellest, et mis me siin suvel ja talvel teeme. Nagu sa näed, et lumi suleb ja tuleb ja läheb, aga kohe-kohe on ju lumi maha tulemas, et aga enne ma tahaks sulle näidata, mida me siin suvel oleme teinud ja teeme ka 2026. Mina olen siis 5. põlvkond selles talus, et meil on olnud siin erinevaid festivale, teatrietendusi ja see aasta oli meil maailma esimene setokeelne rokkmuusikal Seto Odüsseia, mis läks väga-väga edukalt. Ja siin on meie see looduslik amfiteater, kuhu ma sind kutsun nüüd jalutama ja näidata sulle seda. Siin vanasti oli minu vanaisal ja vanavanaemal oli selline linaleotus nagu tiik, aga see oli kõik metsa kasvanud. Ehk siis mul oli visioon ja unistus, et ma tahaks, et siin oleks selline suur tiik 2 saarega. Ja see oli aasta 2009-2010, juba siis mul oli see mõte, et ma kindlasti tahaks mingeid ägedaid üritusi siin korraldada. Ja nüüd on nende aastatega on see unistus täitunud. MTÜ Setomaa Kuninglik teater, siis kõik see lava ja tribüüni pool on just tänu neile kõik see tekkinud. Nii me siis toimetame suvel siin, aga talvel, vaata kui võrratu vaade, sa näed, meil on mäed, ütleme väiksed mäekesed, aga meil on ikkagi talvel siin on ikkagi väga palju tegemist ja toimetamist just, kui on lumimaas, et siin kohapeal saab kelgutada, suusatada, matkata ringi ja meil on siin samas lähedal on ju Haanja. Meil on siin ümberkaudsed hästi ju suured suusakeskused, Haanja suusakeskus, Munamäe torn. Kaugel need teist on? No need on ju kõik 20 kilomeetri väga lähedal. Ja Kütioru on ju super tore, saab ju suusatada ja lumelauatada, et selles mõttes on ja talvel on ka väga populaarne, inimesed tulevad lumesaanidega. Mina luban oma põldudel sõita ja siis nad ööpivad ja ma pakun sauna ja head sööki ja et selles mõttes meil ei ole talvel ka igav. Luban oma sõpradele ja oma külalistele ka, et nii kui sa Võrus sõidad juba välja, näed seda Haanja kõrgustiku silti, siis see on nagu joonlauaga lõigatud ja meil on siin alati lumi maas. Ma olen alati ka öelnud, et kui te juba nii kaugele tulete, tulge 2-3 päevaks. No nüüd me jõudsimegi sellisele toredale kohta, kus sa näed seda ilusat seda maalilist amfiteatrit. Need 2 saart olid ka kasutuses nagu lava ja see A-tähekujuline tribüün. Ja palju inimesi siia täpselt siis siin on 960 kohta. Teatrikriitikud ikkagi hindasid seda väga heaks. Setomaa Kuninglik teater ja kogu see koosseis, see oli ikkagi super koostöö. Ja mul on ainult rõõm, et meil on selline koht ja et me kõik saame sellist vägevat asja teha. Aga lähme vaatame ka saare peale, siis ma näitan sul meie loomakesi. Ja ma juba väga ootan. Et nüüd me olemegi jõudnud ühele saarele, kus oli siis üks lavaosa, ütleme nii. Lähme vaatame meie loomakesed ja meie kanakesed ja hanekesed üle ja... Ma korra küsin, kui sügav see tiik on siin? Eks ta selline 2,5-3 meetrit keskel on. Et kalakesed on meil sees, et... Oi, lambukesed. Et meie külalistel, mulle ei meeldi kunagi öelda kliendid, ma ütlen alati meie külalistele üks kindlasti ka, miks neile meeldib meie mahetalus käia, ööbida ja sest nad näevad seda ehedat loodust, on üks asi, aga teine asi ongi see, et meil on ikkagi loomad on kõik vabalt, kanad, haned ja lambakesed, et lapsed saavad neid paitada, sööta ja nunjutada ja saab talutooteid ka kaasa osta. Haned, luiged, tulge koju. Ei saa, hunt on ees. Aga nad ei taha, et inimesed tuleks lähedale neile? Nad on ikka sellised natukene kartlikumad. Tulid ajasid, tšekosin su und ja on nii. Temale siis meeldib, kui teda ka paitatakse ja sügatakse. Ma nägin enne, kui ma juba tulin, siis ta ka korra sügasin teda, siis ma nägin, et tal jäi puudu. Ütleme, jõudnud teisele poole talu, kus meil on siis saunad, erinevad saunad ja suvisel ajal on meil siin mõnusad klämpingud, kus on voodid sees ja lambanahad ja kamiin ja et väga populaarne on just lastega perede seas. Ja kes tahab romantiliselt mõnusalt aega võtta. Ja talvel selles mõttes jälle imeline kogemus, et see on siis selline Eesti aegne puuküttega saun
ja siin on alati ikkagi jääauk on sees, et inimesed saavad ujuma minna ja nautida ja siin mõnus kümblustünn ka, et praegu on natuke märg, aga kui on ikkagi korralikult leili võetud ja nauditud seda leili, siis saab käia kümblustünnis ja joosta otse tiiki. Kas me võime piiluda ka siia vanasse sauna Ikka, sisse? muidugi. Lähme vaatame. Siin on väga huvitavad lõhnad. Ja, et me kuivatame hästi palju ürte. Esiteks küll tee jaoks on juba väga hea, aga teinekord on ka väga hea nendest teha leilivette panna. Ja siin on selline väike puhkanurgakene, kus saab ka puhata jalga ja riided vahetada. Ja siin on selline klassikaline, ütleme, pesuruum ja leiliruum, et selles mõttes selline tüüpiline mõnus Eesti saun, jah. Et leil on väga hea, kõik kiidavad. Ja kui on talv ja täiesti külm, siis kindlasti te uisutate ka siin tiigi peal. Ikka, jah. Ja just eriti selle suure tiigi peal, kus on 2 saart. Ja, seal saab niimoodi 8 sõita, eks. Ja. Nii me siin piiri ääres elame ja loodust on siin palju ja suure tee äärest on 200-300 meetrit, aga siin sa ei tunneta seda piiri ja seda maanteemüra, et selles mõttes on selline mõnus nunju koht ja siin me olemegi jõudnud nüüd maja juurde, nii et lähme majja, lähme sooja ja vaatame. Lähme, jah? Mis ma sulle laua peal olen katnud? Oi, siin on nii hubane. Jaa, et kaminasse ma panin tule põlema ja teevesi juba keeb, nii et me saame kohe ja kuhupima korpi. Pakun sulle köömnetega. Väga hea. Et ma võin sulle lubada, või ma arvan, et sa ei ole sellist kooki proovinud. No, lähme proovime. Ütleme nii, et siin on, nagu sa näed, et on meie metsast võetud oma palk ja käsitööna valminud. Aga see teine maja, kus ma ise elan, on täiesti 120 aastat vana, nii et ma olen 2 maja kokku pannud. See on nüüd meie peamaja, see on kõige uuem siis palkmaja, et praegu meil on jah alumine korrus külalistel, aga nagu öeldakse, et tuleb mõelda positiivselt ja ma ikkagi plaanin lähiajal 2. ja 3. korruse ka, et siis saab natuke rohkem külalisi vastu võtta. Palju praegu? Praegu on kuni 6 külalist. Lähme nüüd praegu kööki. Ma pakun sulle head kooki, nagu ma ütlesin, ja kuuma teed ka. Aitäh. Oi, väga ilus laudlina, siuke ehe maa laudlina. Ma mäletan, mu vanaemal olid täpselt samasugused kohvitassid. Et siin on hästi palju sellist käsitööd, et mu ema on ise ka käsitööline ja kangastelgedel on teinud ja rahvariided minule ka ise õmbles, et selles mõttes jah, ja siin on punast ja valget hästi palju siin köögis ka, et nagu sa tead, et seto värvid on ju punane valge, et siin mulle on ka meeldinud just kasutada sellist naturaalset just sellist riideid ja kangaid. Kas need laudlinad on ka teile enda tehtud peres? Ei, laudlina ei ole, aga see katte küll on jah. Ma teadsin kunagi, et ma tulen kindlasti oma juurte juurde. See on ikkagi minu kodu, see on minu lapsepõlvekodu ja see oli kõige õigem otsus, et just tulla mitte just kõige õigel ajal, ma lootsin, ma saan kõik valmis ehitada ja siis saan külalisi vastu võtta, aga iga asi omal ajal ja praegu, nagu sa näed, on täitsa hubane siin. Jaa, aga võiks proovida siis neid kooke ja mis kook see siis täpsemalt on? See on Kohupima kook köömnetega inspireeritud seirast. Väga hea. Väga hea. Tore. Aga ma näisin laua peal on veel pirukad, et mis pirukad need on? Need on soolased pirukad, et sibula ja suitsusingiga, et natukene juustu ka sees. Kas te kujutate ette, kui mõnus oleks siin päriselt lebada ja kohvi juua? Meie lõpetame siit oma tänase seikluse ja kohtume juba järgmistel põnevatel talvistel seiklustel.